tagasi, aitäh Marekule nende infokildude eest, mis puudutab päästetööd. Kaamera taga Rauno rääkis mulle, et tema kandideeris ka päästjaks, aga ta ei saanud, sest ta ise ei läinud. Ja ma tahtsin teatrit teha ja siis sinna ta läks. Ja, et need musklid oleks päästnud mitu elu, aga nüüd me päästame hoopis huumoriga maailma. Ja, seda me teeme. Nii, ma praegu saadan kiirelt Toivo korraks kaamera taha, et ta ei kuule ja kõik, kes praegu siin on, kirjutage chatti üks sõna. Lihtsalt tehke see kohe ära, kirjutage chatti üks sõna. Siis, jah, kirjutage chatti üks sõna ja siis ma kohe räägin, mis saama hakkab. Toivole tuleb üks ülesanne. Ta teeb ka ettekande. Sellise kiire, aga improviseerib, aga siiski väga oluline. Jah. Väga hea. 1, 2, 3. Mõnusalt tuleb. Väga hea. Kes on teinud, pange käed üles, ma näen, et olete nopedate näppude vooru lõpetanud, siis ma tean, et teie järgi enam ei oota. Okei. Super, väga hea. Ja nüüd kohe tuleb tagasi Toivo, aga Toivo mängib, et ta on... Mis vald see oli? Kastre. Oli Kastre vald, eks ju? Jah, oli küll. Kirsi on Kastre vald. Toivo mängib, et on Kastre vallavanem. Ja ta tuleb siis rääkima mingi, nagu Kastre vallas on mingi probleem. Ja ta nüüd tuleb, teeb ettekande, kus ta pakub välja lahendust sellele probleemile. Mis võiks olla mingi probleem, mida ta võiks hakata lahendama? Võite panna mikri tööle ja keegi võib öelda mulle siis kiiremini. Ja see ei pea olema päris probleem, see võib olla ka mänguprobleem. Aga kui teil on päris probleem, võite kuulda Toivo lahendusi nendele olukordadele ka. Ja, et vaatan võib-olla näiteks Sille. Sille, kas sa tahad pakkuda mingi probleemi neile? On sul midagi peas? Jah, ma juba näen, et sul juba mõte jookseb, võid juba öelda. Või kui Sillele võib appi tulla näiteks hoopiski Merili, selline abiliste pingi pealt, kahe peale võib riskata ühe. Öelge läbi mikri, siis sa ei pea kirjutama seda. Okei, Kirsika, tule ka appi siis, sest et rohkem päid, rohkem mõtteid saab kamba peale kätte. Või lihtsalt öelda mingi... Aga mina siis pakun välja, et tegu on koerte väljaheidetega. Ma saan aru, et siis probleeme on siis selles, et neid on liiga palju, mitte et neid on liiga vähe. Jah, pikem nii. Et võiks olla vähem, selge. No nii, siis ülesanne on järgmine, et siia ette tuleb vallavanem Toivo, kes siis räägib oma lahendusest, kuidas siis koerte väljaheidete probleemiga tegeleda. Ning mina olen tema nõunik, assistent ja aitan tema ettekandesse sisse visata neid sõnu, mida te kirjutasite ja ta peab need oma lahenduses ja ettekandes ära kasutama. Aga teeme aplausi kutsume vallavanem Toivo! Tervist, lugupeetud kasterlased! Nagu me teame, probleeme meie vallas on küll ja veel, küll aga me oleme tundnud juba kärbeste kohalolu. Ja kärbsed ei ole niisama Kastre valda tulnud ründama, nimelt kaka, mis tuleb välja meie koduloomadest, on katnud meie maa. Muretsemiseks pole põhjust, oleme leidnud mitu politseinikku, kes on valmis seda kakat koristama tulema. Oleme ka lisanud siis vabatahtlikke päästjaid, kes omalt poolt on tulnud varustusega kohale. Põhiline asi, millega nad on varustatud, on pilv. Ja see on murepilv, millega kohale tullakse, sest miks muretseda haisu pärast, kui tuleb leida üles probleemi juur? Vesi voolaku. Komandod pesevad meil tänavad puhtaks, ei ole mõtet kakat kätega katsuda, sest see võib muidugi hakata levima. Võrdõiguslikult korjame üles kõik juhid, hoolimata sellest, kas nad on väiksed või suured. On nad tumedad või heledad. Meie ülesanne vallana on ikkagi tulla kokku ja lüüa tänavad puhtaks.
vallavanem Toivo, kes lahendas kõik meie mured siin Kastre vallas. Jah, Kirsika, praegu me teeksime ühe ülesande veel, aga me saame teha seda ka pärast järgmist ettekannet. Ehk võib-olla me saame tõmmata aega tagasi, kui me jätame ühe ülesande kohalt ära ja saame kuulata järgmist ettekannet. Kuidas tunded on selles osas? Ma arvan, et ta võiks nii olla tõesti, et me praegu liigume edasi. Aga aitäh teile! Me oleme peatselt tagasi. Väga lahe. Mina vähemalt lõkatasin siin küll väga kõvasti naerda. Marek, kas sa andsid mulle selle hosti võimaluse tagasi, et ma kirjutasin sulle, et ma kogemata jagasin sulle hosti õigusi? Absoluutselt, aga kuidas ma teen seda? Nii, kui sa minu selle väikse video peale paned selle kursori, siis seal on 3 täppi. Ja sealt paned, mis seal on, et make a host või? Nii. Tehtud, väga tore. Suur aitäh, ma vabandan selle eest. Nii, aga nüüd siis Tartumaa noorsoopolitsei inspektor Annika Jukk. Nii, tervitus ka minu poolt. Mina Annika Jukk olen tegelikult Kastre valla noorsoopolitseinik ja mul paluti täna oma tööd tutvustada. Väga tänan selle võimaluse eest. Et enda tutvustuseks veel nii palju, et lisaks Kastrele on minu tööpiirkonnaks ka Luunja vald, Kambja vald, Nõo vald ja Elva linn. Et ma alustan sellest, ma ütlen kohe ära info mõttes, et Politsei- ja Piirivalveametis, kus ma töötan, on igapäevaselt ametis umbes 5000 inimest. Ja meie kõigi ühine eesmärk on tagada armsa Eesti riigi turvalisus. Siinkohal on hea võrdluseks tuua Kastre vald, kus on registreeritud kokku umbes 5500 elanikku. Et seega circa 500 inimest rohkem kui PPA kollektiivis. Aga kes need 500 või 5000 inimest siis meil politseis on? Et lisaks noorsoopolitseinikele töötab Politsei- ja Piirivalveametis igapäevaselt ka liikluspolitseinikke. Seal on veel narkopolitseinikud, uurijad, patrullpolitseinikud, koerajuhid, piirivalvurid, kriminalistid, väärteometlejad, lubade ametnikud ja väga paljud teised. Et päris pikk nimekiri. Aga politsei palgal olevate töötajate arv on järjepanu vähenenud ja seda eelkõige sel põhjusel, et Eesti elu on muutunud turvalisemaks. Näiteks on väga raskete kuritegude arv olnud aasta-aastat languses ja samuti on vähenenud raskete liiklusõnnetuste arv. Selle üle on meil muidugi ääretult hea meel. Aga selle pealtnäha kena tulemuseni siseturvalisuses on jõutud raske vaevaga. See tähendab siis seda, et väga paljud erinevad inimesed on igapäevaselt selle nimel pingutanud ja vaeva näinud. Ja mis alata, et mina isiklikult sooviksin ka, et iga inimene mõtleks igapäevaselt, mida just tema saaks oma poolt ära teha, et Eestis oleks veelgi parem koht. Eesti oleks parem paik, kus elada. Nii et hea inimene, kes sa seda veebiülekannet praegu vaatad, mõtle ka sina, mida sa saaksid enda poolt teha selleks, et sinu koduvald oleks turvalisem, et sinu kodukandis tunneksid kõik ennast hoituna ja hästi. Mina politseinikuna saan siin ja praegu teile öelda, et helistades numbrile 112 tuleb politsei kohale ja kindlasti aitab. Aga oma elukeskkonda kujundavad ikkagi konkreetses piirkonnas elavad inimesed ise. Et kui nüüd mõelda, siis mida see noorsoopolitseinik siis õigupoolest teeb? Minu ülesandeks on noorte ja laste ohtu sattumise riski vähendamine ehk siis laste süütegude ennetamine, nende tõkestamine, avastamine ja menetlemine. Laste ohtu sattumise riski vähendamiseks viime me läbi universaalseid ennetustegevusi. No näiteks loengud, teadlikkuse tõstmise ja hoiakute kujundamise eesmärgil. Kõikvõimalikud koolitused, infopäevad, need võivad olla siis suunatud nii lastele kui lastevanematele, aga ka näiteks õpetajatele. Ja samuti me levitame sõna meedias, just ohutusalaseid sõnumeid. No näiteks täiendame koos piirkonna politseinikega Tartumaa piirkonna politsei Facebooki lehekülge ja kirjutame ka artikleid vallalehte.
Lisaks osaleb noorsoopolitseinik koostöös partnerasutustega ka ümarlaudades ja võrgustikutöös, kus otsitakse siis lahendusi riskiisikute või gruppidega seotud probleemidele. Ühtlasi teeme ka analüüsipõhist patrullimist ehk siis oleme kindlal ajal kindlas kohas. Tavapäraselt noorukite kogunemiskohtades ja ma tean, et ka Kastre vallas on neid kohti. Nüüd süüteo toime pannud ja korduvate õigusrikkujatega tegeledes suuname me lapsi sotsiaalprogrammidesse ja teeme tihedat koostööd kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajaga. Et ühtlasi me rakendame oma töös taastava õiguse ja mitte karistusliku sekkumise põhimõtteid. Kõike seda eelnevat arvesse võttes julgustan noorsoopolitseiniku poole pöörduma igat inimest, kellel on lastega seotud mure või probleem. Aga kui nüüd minna konkreetsemaks ja anda tagasiside sellest, kuidas paistavad Kastre valla noored teiste piirkondadega võrreldes silma, siis ma pean vastama, et Kastre valla noored on minu silmis üsna samasuguste murede ja rõõmudega nagu mujalgi Tartu maakonnas. Et alaealiste õigusrikkumiste sellise nõnda öelda topi moodustavad eelkõige alkoholiseaduse rikkumised. Teatavasti on alkohoolsete jookide tarbimine alaealisele keelatud. Sinna juurde ka tubakaseaduse rikkumised, tubakatoodete tarbimine. Siin on mõeldud suitsetamist, e-sigareti popsutamist, näiteks ka mokatubaka tarbimist, mis on ka üsna populaarne. Tegelikkuses on need kõik alaealistele keelatud. Lisaks veel karistusseadustiku rikkumised. Varastamine kindlasti, lõhkumine, asja rikkumine ja hävitamine ehk siis kõik sellised nii-öelda varavastased süüteod. Ja ei saa mainimata jätta muidugi ka liiklusseaduse rikkumisi, et meil on paraku ka lubadeta juhte ja tehniliselt mittekorras sõidukitega liiklejaid. Lisaks siis kiiruse ületamine on probleemiks. Ma võiks nimetada siia juurde veel ka teised süüteod, näiteks küberkuriteod või isikuvastased süüteod, kellegi tervisevastane süütegu või vägivallategu. Et see loetelu oleks päris pikk. Jätame ehk siis selle teiseks korraks. Aga mis on nüüd selle kõige juures siis minu kõige nii-öelda tõhusamaks töövahendiks? Et keegi teist kindlasti pakub käeraudu, keegi pakub püstolit või siis muid relvi, mis mul siin vöö peal kenasti reas on. Aga tõsiasi on see, et politseiniku kõige mõjusam relv on tema sõna. Ja meie politseinikena suhtleme igapäevaselt väga palju just eesmärgiga panna inimesi mõistma, et reeglitest ja kokkulepetest kinnipidamine on neile endile kasulik. Ehk siis reeglid ja seadused ongi loodud meie enda inimeste kaitseks. Kui nüüd keegi on seadusega vastuollu läinud ehk teisisõnu saatnud korda teo, mis ei ole temale seadusega lubatud, siis eeldatakse, et süüdlane saab range karistuse. Paljud ei mõista, et kõiki ebameeldiva teo toimepanijaid ei saa ja ei peagi kohe karistama või siis vangi panema, kui nii rääkida. Ütlen siia kohe ära ka, et paljudel inimestel on ikka veel ootus, et kui politsei saabub mingit konkreetset konflikti lahendama, siis ta kindla peale ka karistab kedagi. Loomulikult seda on teatud olukordades tõesti tarvis teha, kuid järjest rohkem on nii, et me politseinikena pigem mitte karistada, ehk siis mitte trahvida ja inimestelt nende vabadust võtta, vaid endid mõistma panna, et tuleb oma käitumist muuta ja teha elus mõistlikumaid valikuid. Seaduse kuulekate kodanikena hoidume pahandustest ja anname head eeskuju oma kogukonnale. Seeläbi me loome ju turvalisema ühiskonna. Niisiis, politseinikuna ma räägin väga palju erinevate inimestega ja inimesi on tõesti väga erinevaid. Seega tuleb mul nende kõigiga leida ka vastav suhtlemisstiil. Näiteks lasteaedades rääkides pean ma valida teistsuguse stiili kui endast välja läinud täiskasvanuga suheldes. Seega kokkuvõtvalt politsei peab olema väga hea suhtleja.
ja no siin teiega läbi selle arvutiekraani vesteldes on suhtlus mõnevõrra erinev sellest, milline see oleks siis, kui me saaksime reaalselt vestelda. Aga me võime siinkohal proovida tuua vestlusesse sellise vahetu suhtluse ehk teeme siinkohal väikese mängu. Küsin teilt küsimuse ja palun hetkeks kodudes siis kaasa mõelda, et mis võiks sellele küsimusele olla kõige populaarsem vastus. Ja küsimus kõlab. Mida teie arvate, mis on politseiniku töö? Et ma jätan hetke mõtlemisaega. No vot, et varasemate kogemuste põhjal ma võin öelda, et küsimusele, mis on siis politseiniku töö, on kõige populaarsem vastus loomulikult pätte püüda. Et vahetu suhtluse puhul ongi vahva see, et saab koheselt tagasisidet anda, eks ju. Kahjuks täna meil see võimalus puudub. Aga tagasisidet antakse ka telefoni või e-kirja teel. Et eriliselt vahvad ongi need juhtumid, kus keegi helistab või kirjutab ja ütleb, et minust oli politseinikuna temale abi. Näiteks meenub mulle üks lugu sellest, kuidas mingid võõrad 14-aastased poisid karjusid juhuslikult ühe umbes sama vana tüdruku peale, et too ei tohi nendega samas kohas olla ja et umbes, et aura ära ja ära oma nägu siia näita. No nad ütlesid talle tõeliselt inetuid asju. No neiu ehmatus loomulikult oli suur ja ta oli juhtunud pärast ka väga endast väljas, kuid õnneks rääkis ta sellest, mis õues toimus oma emale ja tema ema helistas abi saamiseks politseisse. Politseil kulus küll mõnevõrra aega nende poiste isikute välja selgitamiseks, sest see tüdruk ju ei tundnud neid noorukeid. Kuid olukord sai siiski politsei abiga niimoodi lahendatud, et poisid vabandasid siiralt selle tütarlapse ees ja tüdruk julges kodust jälle välja minna. Edaspidi õnneks selliseid juhtumeid enam kordunud ei ole. Et vahva on see, et tüdruku ema helistas hiljem, et tänada ja see tegi loomulikult suurt rõõmu, et meie tööst on abi olnud. Et mida teie nüüd arvate, et kas oleks olnud mõistlik neid noormehi trahvida või oli noortele vabandamiseks sellise kokkusaamise korraldamine parem mõte? Mina isiklikult arvan, et see vabandamine, kui see tuleb südamest ja nad suudavad ära leppida, siis ühises kogukonnas on ju vahva, kui me saame üksteise kõrval eksisteerida ja viibida selliselt, et seal ei ole mingisuguseid konflikte vahel või arusaamatusi. Nii et selline vahva leppimise jutt. Aga oma töö mulle väga meeldib. Olen tugeva missioonitundega ja ma näen, et mu enda elukeskkond muutub aina paremaks ja turvalisemaks. Ja õnneks on mul ka head koostööpartnerid, nagu näiteks lastekaitsespetsialistid ja koolide sotsiaalpedagoogid. Nendega koostöös me loomegi turvalisust. Nüüd lõpetuseks soovitan noortel ikkagi oma muresid jagada. Leia endale see usaldusväärne inimene, kellega rääkida. Ja pea meeles, et sa ei tohi kannatada ja oodata, et ehk läheb see probleem ise üle. Räägi kindlasti ja otsi abi. Ohutus on meie endi kätes. Tee ka sina kõik endast olenev, et sinu elukeskkond oleks turvaline. Aitäh kuulamast, olge hoitud. Suur tänu sulle, Annika. Väga põhjalik ja ilus jutt sul oli. Kahjuks talle aega küsimustele ei ole, seega loodetavasti kõik sai ilusti selgeks, aga loomulikult te saate ju kenasti ühendust võtta vajadusel. Nii et veel kord suur aitäh. Aitäh, minu poolt ka suured tänud